mina olen Karoliina Greinthal, Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika õppejõud ja ma tutvustan teile täna väga erilist rahvapilli Hiiu kannelt. Ja see pill sattus siia Eestisse tänu rootslastele, kes asusid elama 13. sajandil Eesti läänerannikule ja saartele. Ja üks põhilisemaid kohti, kus seda pilli mängiti, on Vormsi saar. Ja seal kutsusid nad seda pilli taalharpaks ja see nimi siis tõlkes tähendab jõhvharfi ja jõhv siinkohal on see materjal, millest keel tehakse, ehk siis hobuse saba jõhv. Ja selline legend on Vormsi saare kohta, et ega seal ühtegi sabaga hobust ringi ei liikundki, sest et kõik endast lugupidavad mehed seal Vormsi saarel mängisid seda pilli. Ja nii tuli siis kõigil hobustel need sabad maha lõigata, et omale pill meisterdada. Selle pilli nimi Hiiu kannel võib tunduda natuke eksitav. Tegemist ei ole ju kandlega, mida mängitakse sõrmedega ja tegemist ei ole ka Hiiumaalt pärit pilliga. Hiiu kannel, see Hiiu tuleb sinna sellest, et Vormsi saart nimetati kunagi Hiiu saareks, ehk siis ta oli poolel teel Hiiumaale. Ja seal Vormsi saarel juhtus kord üks väga kole lugu. Saarele saabus pastor nimega Österblom Rootsimaalt. Ja tema vaatas, et kõik need mehed, kes siin seda pilli mängivad, lustivad kuidagi liiga palju, tunnevad selle pilli mängimist liiga suurt mõnu. Ja ta otsustas, et need pillid peame ära põletama ja koguneme nad kokku siia saare keskele ja teeme ühe suure lõkke, sest et sellist lusti on liiga palju nende elus. Ja nii tegelikult see pillimängu traditsioon seal peaaegu välja surigi. Ja nüüd ma mängingi teile Vormsi saarelt pärit muusikat.